Mingitel hetkedel me arvame, et Eesti, me oleme pisikene ääreala, aga kas või kui palju nagu päriselt maailmas toimuvad asjad meid võiksid mõjutada? Kui me võtame just meie sektori, siis meie sektori põhitooted on nii-öelda naftaproduktid ja naftaga otseses seotud. Ja kui me vaatame ka täna diisli hinda, siis see aina kerib ülesse poole ja samamoodi hakkavad minema ka rehvi hinnad ülesse. Hetkel pole see kindlasti veel kohale jõudnud tarbija jaoks, aga usun, et siin maikuust juba esimesed sellised indikatsioonid tulevad ja tegelikult Euroopa tehased tõstavad kohati hinda juba aprillist. Millise hinnatõusuga peaks tarbija nagu arvestama? Ma arvan, et siin mõne kuu jooksul 10% on suhteliselt reaalne, kui võtame tooraine ja pluss siis ka transport sinna otsa. No see on muidugi arvestatav summa, et ja eks oleneb natukene ka tootegrupist, et sõiduautorehv on üks, mis saab pihta, aga kindlasti saavad pihta ka veoauto ja põllumajandus- ja tööstusrehvid, kus hinnatõus võib olla ka kohati võib-olla isegi suurem. Transpordihinnad ikkagi järk-järgult lähevad üles ja praegu on keeruline öelda, et mis see nüüd suvel saab olema või sügisel saabuvatele toodetele, aga hetkel on ikkagi selline kuu ajaga 1000–1500 eurot per konteiner juurde tulnud. No ütleme, et aasta alguses oli Hiina transport oli kuskil 2000 eurot, täna oleme seal 3500 juures. See, mis maailmas toimub, seda meie siin mõjutada ei saa, aga kui palju Eesti riik on aidanud kaasa sellele, et sellist valusat lööki leevendada? No täna pigem on seda keeruline kommenteerida, et seal midagi tehtud oleks. Ka meie oleme aeg-ajalt sunnitud mõningaid vedusid ja konteinereid tooma kas läbi Läti või Leedu sadama, et on mõningatel juhtudel soodsam kui tuua läbi Tallinna. On olnud aegu, kus vahed on olnud päris suured ja on olnud soodsam tuua läbi Riia sadama näiteks. Ennustamine on tänamatu, aga nagu sa ütlesid, siis tõenäoliselt odavamaks midagi ei lähe, seega ikkagi väikene meeldetuletus üleskutse, vaadake oma rehvid üle, kui on vaja näiteks uusi talvekaid ja see võimalus on, ostke täna ära. Kui teil on ikkagi täna võimalus ja vabad vahendid on olemas, siis täna on õige aeg osta ka talverehvi ja kindlasti ka oma suverehvid üle vaadata, et 2026 aastal midagi soodsamaks ei lähe.